Täna siis esinejateks 3 inimest. Kõigepealt Marilyn Eessalu teeb ülevaate, kuidas üldse ühte edukat rollimängu läbi viia. Siis Aive Kaldra räägib, kuidas seda kõike siduda koolitunniga ning Victoria Lepp toob toreda näite, MTÜ Mondo näite, kuidas viiakse läbi ÜRO matkemänge ja mida need siis õpilastele on andnud. Aga alustame. Marilyn, palun. Aitäh! Tere kõigile! Mina olen Marilyn, ma olen rollimängija juba ümmarguselt 15 aastat. Ja ma räägin siis täna sellest, et kuidas mina korraldan ühte rollimängu, siis LARP-i, siis seda päris elus rollimängu, mitte siis lauatagust. Ja ma teen seda natukene siuksest mitte nii-öelda õpetaja seisukohast, vaid rohkem nagu oma kogemuse järgi, kes ma olen osalenud ja korraldanud pigem selliseid meelelahutuslikke rollimänge. Aga ma olen üritanud seda siia natukene sisse mõelda ka seda, et kuidas seda võiks teha siis koolitunnis või hariduslikul eesmärgil. Minu jaoks kõik algab sellest, et sul peab olema mingisugune idee. Mis on see mäng, mida sa tahad teha? Sageli inspireerib mingisugune raamat või film või ajalooline periood või mingisugune intrigeeriv olukord. Eesti rollimängude ajaloost näiteid otsides on inspiratsiooniks olnud Sõrmuste isand, Vana-Kreeka ajalugu, igasugused huvitavad, et mis oleks, kui inimesed oleksid kuskil tulevikus mingil planeedil hoopis. Ühesõnaga, kui see idee on sul kuskil idanema hakanud, siis see paneb omakorda siis paika selle järgmise küsimuse, et kus kohas siis need sündmused toimuvad. Kas tänapäevases maailmas, tänapäevasel ajal, päris maailma minevikus ja viikingiaegses Eestis või siis ongi tulevikus kuskil mujal või mingisugustes Harry Potteri fantaasiamaailmas. See on niisugune raamistik. Ja siis selle eesmärgi ma panin siia viimasena, aga ma kujutan ette, et hariduslike rollimängude puhul on see eesmärk ilmselt hoopiski esimene. Et kui mina olen mänge korraldanud, siis minu eesmärk on olnud teha siuke lõbus ajaviide inimestele või meelt lahutada. Et kui teha õppe-eesmärgil mängu, siis kindlasti see konkreetne eesmärk, mis sul selle mänguga on, tasub sõnastada. Ilmselt on lihtsam, kui see eesmärk on üks konkreetne ja selge. Et kui su eesmärk ongi pakkuda elamust või meeldivat ajaviidet, siis see on ju ka täiesti okei. Aga võib ka olla eesmärk näiteks pakkuda võimalust kogeda midagi ajalooliselt või sotsiaalselt või kuskil mujal mingisugust teistsugust eluolu või õpetada midagi konkreetset, mingit matemaatika, füüsika, loodusteaduste, ajaloosündmuste kohta. Aga samuti võib olla eesmärgiks õpetada või tõsta osalejate sotsiaalset pädevust või empaatiavõimet näiteks. Ja see eesmärk ja teema on omavahel sellises vastastikuses seoses, et näiteks kui ongi eesmärgiks õpetada konkreetselt mingisugust füüsikalist nähtust, siis on üsna lihtne, et sellest eesmärgist lähtuvalt valitsa endale selle rollimängu teemaks, näiteks kosmoseseikluse, ajaloolise teadlaste kokkusaamise või ka mõrvamüsteeriumi. Kõik need võimaldavad sul mingisugust füüsikalist nähtust siin sellega siduda üsna nagu lihtsalt. Aga kui sa alustad teemast, näiteks on sul teema laste puhul mingisugune populaarne superkangelaste teema või Egiptuse püramiidide mõistates või mingisugune tulevik, düstoopia, rääkivad loomad, mis iganes, et siis sellega, kui sul see idee on laiem ja teema või see eesmärk ei ole niivõrd konkreetne, siis seda õpetlikku materjali on üsna palju võimalik sellega siduda, et sa saad sellega siduda praktiliselt väga erinevaid õppeaineid.
mingisugust ühiskonnaõpetust, ajalugu, matemaatikat, keelt, kirjandust. Ja see sõltub siis lihtsalt sellest, et kui palju on aega selle teema käsitlemiseks enne või pärast mängu või ka mängu ajal. Kui sul on see idee on nagu olemas, tahad, on otsustatud, et nüüd teen ühe mängu, siis on vaja mingeid reegleid nendele mängijatele. Üldiselt, isegi kui on väga väike mäng kuskil kodustes tingimustes, et siis mingeid reegleid on kindlasti vaja. Et siin Eesti rollimängus ja ka rahvusvahelises rollimängus üks niisugune rusikareegel on näiteks stopp-reegel. Stopp tähendab siis Eesti rollimängudes seda, et kui keegi hüüab stopp, siis on juhtunud päriselt midagi, mingi õnnetus, midagi läks nihu, keegi sai haiget, mis iganes. See stopp-reegel on üles ehitatud niimoodi, et see, kes hüüab stopp, on ainukene, kes jääb püsti. Kui sina kuuled mängus stoppi, siis sina kükitad maha, kui sa ei ole sellega otseselt seotud, et mängujuhid saaksid tulla vaatama, et mis on juhtunud, abistada vajadusel uurida. Sellepärast seda tavaliselt niisugustele algajatele, rollimängijatele mitu korda öeldakse, et mingi hetk kulub see siis, et sa selle asemel, et stopp hüüda nagu sisuliselt hüüad hoopis peatu või oota või midagi sellist. Et inglise keelsetes maades on selleks vahel ka mõni teine sõna, sest stopp on nagu üsna sagedane ja levinud. Siis see IG-OG tähendab in-game või off-game ehk siis mängust sees või mängust väljas. Et sul peab olema mängijatel võimalus markeerida seda, et nad hetkel ei mängi. Mingil põhjusel ta hetkel ei taha sellest rollimängust osa võtta ja läheb WC-sse, mida iganes, et on neid põhjuseid küll ja seda siis, kui muidu on niisugune tavaseisud see, et kõik, kes on mängus, kõik mängivad, siis selleks, et sa oled mängust väljas, seda näidatakse tavaliselt niimoodi, et pannakse käsi või rusikas endale pea peale, et siis tead, et selle inimesega ei ole mõtet mängusiseselt vestlusse astuda. Ja siis oluline on ilmselt nagu eriti just selliste algajate rollimängijate puhul rääkida ka läbi see, et mis on mängus, see on nagu mängus ja see ei ole reaalsus, et kui sul on mängu siseselt tekivad mingisugused konfliktid või ka mingid suhted või mis iganes, et siis see ei ole see, mille sa pärast mängu kaasa võtad, et see võib tekitada probleeme, aga üldiselt, kui see on nagu läbi räägitud, siis see on üsna varakult inimestele aru saada. Ja siis loomulikult, kui vähegi on mängus mingisugust võitlust, mida sageli on igasuguste ajalooliste ja fantaasiamängude puhul, nagu ka siit pildi pealt näha, peavad olema mingisugused füüsilise kontakti reeglid, et kui sul on lahing mängus, jüriöö ülestõusu lahing, siis sul peavad need mõõgad seal olema pehmed, mõõgad peavad olema kontrollitud mängujuhtide poolt, omamoodi nooled ja kõik muu, mis sul vähegi olla võib. Ja siis vahel mõnedes mängudes mängitakse siis läbi ka siukseid intiimsuhtleid, armumist, suudlemist, selliseid asju, et siis ka seda, et kuidas seda markeeritakse mingi käest kinni hoidmisega või millega nagu inimesed nõus on ja mis on nagu mugav inimestele, et see peab olema kindlasti, kui selline tõenäosus on, siis see peab olema eelnevalt läbi räägitud. Aga saab ka väga markeerivalt, et kui sa ei taha minna seda päris nii-öelda mängu sisse ja seda löömasse osalema, siis on ka näiteks siuke üsna tavaline reegel, et kui sul lähevad kaks rolli tegelast lähevad omavahel kaklema, siis see kaklus lahendatakse hoopis kivi, käärid, paber meetodil. Võidab siis see, kes võidab selle mängu. Jah, üldiselt jah, et mina olen nagu aru saanud, et mida realistlikum mäng, seda selgemad reeglid peavad olema, et kui sa tahad kogeda seda futuristlikku lahingut airsofti relvadega, mis tulistavad päris väikseid kuulikesi, plastkuulikesi, siis sul peavad olema need
kaitsevarustus ja reeglid selleks, et millal tohib ja millal ei tohi tuld avada ja muud sarnast. Nii. Ja kui sa oled omale reeglid selgeks teinud, siis hakkad sa kirjutama selle mängu jaoks taustainfot ja rolle. Taustainfo on siis see, et mis sinu mängus toimub. Kui sul see teema on valitud, sa teed mingisugust Harry Potteri maailma mängu, siis sul on ju mingi eesmärk, eks ole, et midagi õpetada või mingit kogemust anda. Ja üks osa sellest on see, et toimub midagi, mis on tavaliselt põnev. Ja see taustainfo tasuks kokku võtta võimalikult lühidalt ja selgelt. Vahel tundub, et eriti kui teha mingisugust ajaloolist mängu, et siis seda infot on nagu hästi palju, et osalejad peaksid teadma, et kuidas toona riides käidi, kuidas toona käituti, mis olid mingisugused ühiskondlikud hierarhiad ja suhted ja poliitiline ajalugu ja kõik, et see tasub hoida miinimumis, sest mitte ainult lapsed ei ole need, kes ei suuda tegelikult 30 lehekülge tihedat infot enne mängu läbi töötada. Et see kõik, mis nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik. Et lisaks sellel taustainfo ja rollide puhul on oluline ka see, et sellesse ei tasu välja kirjutada seda, et mis su mängus toimub, vaid tasub kirjutada seda, et mida mängijad teavad enne mängu. Ehk siis näitena, et kui sul on mõrvamüsteeriumi mäng, siis ei tasu kirjutada või anda inimestele infot, et toimub õhtusöök, kus kohalik lord ära tapetakse, vaid tasub anda infot, et kohalik lord on kutsunud teid iga-aastasele õhtusöögile, mida ümbruskondsed inimesed väga oodanud on. Ja siis see, et ära tapetakse, selgub siis juba mängu käigus. Ja rollidega on niimoodi, et vahel kirjutavad rolle endale ise ka mängijad, aga üldiselt toimub see sellises sümbioosis. Et kui sul on see teema olemas ja see taustainfo olemas, et siis on üsna lihtne tuletada, et kes sul selles mängus siis kohal on. Ja eriti, kui on nagu kogenematud mängijad, kellel ei ole eriti palju rollimängu kogemust, et siis tasub neile mingisugune info ette anda. Üsna raske on alustada nullist ja endale mingisugust rolli välja. See roll võiks siis samamoodi olla võimalikult lühidalt ja et selle rolli lehel siis võiks olla info, mida mängu jaoks see inimene peab teadma, tema nimi, tema ülesanne mängus, tema kontaktid. Et sõltuvalt mängu iseloomust võib sisse kirjutada ka mingisuguseid iseloomuomadusi, et näiteks uudishimulik või kergeusklik või jutukas või mingid siuksed omadused, aga sellega tasub olla ettevaatlik ja mitte kirjutada sisse siukseid raskesti mängitavaid või negatiivseid iseloomuomadusi. Tagasihoidlik on näiteks raske asi või nagu halb asi, mida sisse kirjutada mõnele tegelasele, sest et siis ta ei pruugi sellest mängust üldse nagu osa saada, kui ta mõtleb, et ta nüüd mängib väga rolli ja kükitab kuskil nurgas ja on hästi tagasi. Et pigem tasub nagu rollidesse kirjutada siukseid ülesandeid ja eesmärke, et mida on nagu lihtne mitte lihtne saavutada tingimata, aga mida on lihtsam mängida oma nagu mugavuse ja võimete piires. Ja kindlasti peab igal rollil olema vähemalt üks eesmärk, et muidu ei ole see mäng väga põnev selle mängija jaoks, et kui see sõltub loomulikult mängijast endast, et mõned rollimängijad on väga osavad, mida aeg edasi, mida suurem kogemus ka, et endale mingisuguseid mängusiseseid eesmärke leidma ja endale tegevust ja põnevust. Aga sageli just algajad ja ka tagasihoidlikumad vajavad seda, et neil on teada, mida nad tahavad saavutada selle mängu jooksul. Ja rollide kirjutamine on üsna suur töö, et see võtab aega ja see milline see rollikirjeldus on, et kui pikk või kui lühike, see natukene sõltubki mängust. Aga üks asi, mis on oluline, on see, et võiks olla ka siis rollikirjeldusega kaasas nii-öelda kontaktide kirjeldused. Kes on need teised rollid, keda see konkreetne roll peab või tegelane peab teadma. Muidu on niimoodi,
et mäng hakkab pihta ja siis alles saad aru, et see, kellega sa oled 10 minutit rääkinud, on sinu ema. Ei ole nagu väga põnev. Nii, ja siis, kui kogu see eeltöö on tehtud, see ei pea toimuma muidugi selles järjekorras, aga lihtsalt need punktid on mul siin niimoodi, nii nagu mina enam-vähem. Et siis on oluline ka see, et kus kohas see mäng reaalselt siis toimub, mida sa korraldad. Et hea koht toetab sisseelamist, et see on üsna nagu arusaadav, et kui see viiakse kuskile mõisa ja öeldakse, et te olete nüüd aadlikud, siis see on nagu lihtsam kui see, et kui kuskil klassiruumis öelda, et olete nüüd aadlikud. Aga samas, ega see klassiruum ei ole ka nagu tingimata halb variant, et seda saab kindlasti ümber kujundada ja kaunistada või muuta ja kindlasti on võimalik ka klassiruumist välja minna. Koolide puhul pakun mingisugused keldrid, pööningud, saalid. Kui on võimalik kuskile loodusesse minna, siis looduskeskkond on selles mõttes hea, et seal saab igasuguseid aegu ja kohti nagu natuke lihtsamini mängida, et sul ei vura autod ümberringi ja sul on lihtsam ette kujutada, et aasta on 1156. Ja Eesti on selles mõttes ikkagi päris tore maa, et siin kohti ka leidub, et kui vähegi on võimalust, siis ongi, et Eestis on kasutatud rollimängude jaoks mõisaid, patareivanglat, mingisuguseid karjääre, metsi. Sul on võimalik täitsa tsivilisatsioonist kaugemale minna. Ja siis on sul kogu see taust olemas, sa oled oma mängu välja kuulutanud või kui sa alustad näiteks koolis, siis sul on mängijad juba eelnevalt. Ja siis on sul need inimesed, kes tulevad mängima ja siis sa pead mõtlema seda, et kui mitu mängijat sul on. See määrab näiteks selle, et 10 inimesele on natukene lihtsam mängu teha kui 110. Samas, kui sa teed 110 inimesega mängu, siis sa ei pea väga muretsema selle rolli sisseelamise pärast, sest et 110 inimest, kes on kõik kostüümides juba omaette korraldavad või tekitavad siukse atmosfääri, et on lihtsam rollis püsida. Siis mängijate vanus on kindlasti oluline. Ilmselgelt päris iga teema ei sobi päris igas vanuses mängijatele. Et samamoodi, kui sul on niisugune üritus, kus sul on eri vanuses inimesi, osalejaid. Siin see pilt on näiteks Jüriöö ülestõusust, mis oligi siis selline linnuse vallutamise larp, kus oli nii täiskasvanud kui siis selliseid lapsi nagu see punase kaputsiga tüdruk siin ees, et siis sa pead arvestama sellega, et sul on seal suur lähikontakt lahing, aga samas sa pead ka väiksed lapsed, kes tahavad osaleda, rõõmsad hoidma ja neile tegevust leidma ja samas ohutult saama nad sellest lahingust kuidagi eemale juhitud või pakkuma neile nagu ohutut alternatiivi sellele lahingulõbule. Ja kas mängijad tunnevad üksteist, see on võib-olla vähem problemaatiline siukeste suurte larpide juures, kus samamoodi, et kui sa nagu sisse juba oled elanud, et siis on lihtne, aga sageli juhtub nii, et kui vanad sõbrad kokku saavad, kes pole mitu kuud näinud, siis nad tulevad ka rollist välja väga kergesti ja hakkavad rääkima hoopis seda, et kuidas lapsed kasvavad ja kuidas tööl läheb. Mõnikord on lihtsam mängida rolli inimesega, keda sa ei tunne. Ma kujutan ette, et koolilaste puhul sõltub see samamoodi sellest motivatsioonist, et kas neil on põnev ja kas nad tahavad selles rollis püsida. Ja see, kas mängijatel on varasem mängukogemus, et see määrab ainult lihtsalt selle, et algajatele peab lihtsalt natuke rohkem seletama kõiki reegleid ja seda raamistikku, et kuidas see asi toimub. Nii, ja siis on olemas sellised asjad, kelleks sa oled ka ise, kui sa oled selle mängu välja mõelnud, nagu mängujuhid ja abimängijad. Mängujuhid ehk game masterid ehk GM-id. GM on väga nagu kasutusel Eesti rollimängijate seas lihtsalt GM sõnana. On siis see, kes on selle mängu välja mõelnud, kokku pannud. Sageli on neid mitu suurte mängude puhul ja rusikareegel on see, et sul on mugav on üks mängujuht 10 mängija kohta.
et nagu mängu keskel hallata kogu seda inimmassi, aga tegelikult saab ka vähem, aga see ei ole nagu päris siuke karjuv vajadus. Ja suurte mängude puhul on mängujuhid sageli markeeritud. Siin pildi peal on näha see punavalge kileteip või kilelint, mis on noormehel üle õla. Et see näitab, seda kasutatakse nii mängujuhtide kui ka näiteks nende asjade markeerimiseks, mis ei ole mängus sees, piirkonnad, et kui sa teed kuskil metsas larpi ja sul on siis vaja markeerida seda, et see autoparkla seal kõrval ei ole mängus sees, siis sa tõmbad sinna selle sama teibi ette ja siis kõik mängijad teavad, et sinna nad ei tohi minna. Siis mingisuguse telgile ümber, kus sa oma asju sees hoiad. Ja siis on abimängijad, kes on suurepärane vahend mängujuhtidele, neid kutsutakse NPC-deks ehk non-player characteriks, kes on siis tavaliselt siuksed kogenenumad rollimängijad, keda sul on vaja kas episoodiliselt näiteks niimoodi, et ta mängib mängu alguses mängib lohed, kes ära tapetakse mängijate poolt ja siis pärast tuleb tagasi mingisuguse külamehena või siis ka lihtsalt ta aitab sul ka mängu hallata natukene. Tavaliselt nende jaoks on osalustasu natukene nagu madalam, soodsam ja nad aitavad seda mängu sul üles ehitada ja põnevamaks muuta mängijate jaoks. Ja siis see, mis selle mängu nagu sisseelamist ekstra aitab, on kostüümide rekvisiidid, mis minule väga meeldivad. Mina nagu väga sageli hoopis alustan sellest, et mul tuleb idee, et kui lahe oleks, kui oleks siuke asi. Ja selle kohta see reegel, et mida rohkem, seda uhkem on tõsi, aga ei ole ka. Et loomulikult on väga lahe, kui sul on siukene hiidämblik nagu siin pildil või siuke haldja kuningas, kellel on kroon ja leikiv kostüüm seljas. Et sest see nagu tõesti aitabki luua kogu seda õhustikku ja illusiooni, et sa oledki kuskil mujal ja see on väga tore. Aga samas, kui sul on lühike mäng ja sul on vaja lihtsalt markeerida mingeid erinevaid tegelasi, siis saab ka väga lihtsalt, et sul on mingisugused erinevad kübarad ja kunstvuntsid või valge lina toogaks, et see kõik tegelikult toimib. Et annab midagi oleks nagu vaja, sest et see annab ka sellele rollile mingisuguse siukse tunde, et ta on nüüd sellele inimesele, et ta on nüüd keegi teine. Ja jah, et siis ongi, et sul on see üks äärmus, kus sa paned endale vuntsid ette ja teine äärmus on siis see, kus sa teed 2 aastat enne mängu eeltööd, kood ise kangastelgedel villase riide valmis ja õmbled sellest käsitsi omale viikingaegse varustuse. Et ka siukseid inimesi on, et see on nagu siuke ettevalmistus on nagu osa mängust natukene, et see on tegelikult väga lõbus, kellele meeldib siuke nokitsemine ja aitab ka sellel inimesel nagu mängu sisse elada. Ja samamoodi siukesed ühised meisterdamised, et kui mängijad ise või ongi NPC-d näiteks, need abimängijad tulevad enne mängu kokku ja koos meisterdavad selle hiidämbliku ja selle võrgulabürindi kuskile metsa, et see aitab nagu, et see on siuke tore töötuba, see aitab seda atmosfääri luua, see aitab sul selle mängulainele sisse elada. Ja neid võimalusi on hästi palju, et kui sa teed maskipalli, siis sa teed näiteks maskide töötoa või kui sa teed mingisuguse lahingmängu, siis sa teed pehmete mõõkade tegemise töötoa. Kõike saab teha käsitsi, see on väga tore. See on selles mõttes ka väga õpetlik, et siuke peenmotoorika ja kõik muu areneb selle kõige käigust ka. Ja siis sõltuvalt mängust võib vahel olla vaja mõelda ka mõne muu asja peale. Et näiteks, kui sa ei tee seda oma kooliklassis, siis vahepeal sa pead need mängijad kuskile transportima. Siis sa pead mõtlema, et kui see mäng on nii pikk, et nad muutuvad näljaseks, et siis neile võiks mingi toit olla. Kui see on mitmepäevane mäng, siis võiks neil olla magamisvõimalus. Laste puhul kindlasti on vajalik see vanemate nõusolek. Hästi oluline on see, et sul oleks esmaabivahendid igaks juhuks kaasas või veel parem medtöötaja,
rollimängijate seas on neid päris mitu, selles mõttes on nagu tore neid meelelahutuslikke larpe teha, et sul on alati keegi, kes ongi mingisugune medinimene, meditsiiniinimene, et kui midagi juhtub. Et ma küll siinkohal ütlen, et ei ole minu teada juhtunud kellegagi midagi Eestis hullemat kui väiksed väljaväänamised ja noaga sõrme lõikamised. Kõige hullem asi, millest mina kuulnud olen, on see, kuidas Venemaal päris mõõkadega võideldes kellelgi käsi otsast ära löödi, aga seda Eestis õnneks ei ole juhtunud. Siis samamoodi, et kui sa teed niisugust suuremat asja suuremale grupile, et on võimalik ka erinevatest nagu projektivoorudest saada veidike toetust selle jaoks, et sa saadki rentida selle mõisa või sa saadki nende kostüümide peale natukene rohkem raha. Ja või siis ka osalustasu rakendada. Et kõik, kes tulevad, maksaksid mingisuguse summa, et sa saaksid seda asja ägedamaks muuta või kas või toitu neile pakkuda. Ja siis see fotograaf ja filmimine, see on niisugune nice to have, et tegelikult pärast on väga tore vaadata, et kui sul on pilti sellest üritusest või video. Natukene ta lõhub seda atmosfääri ja sisseelamist, aga üldiselt inimesed on selle üle pärast õnnelikud. Ja kui see mäng on siis lõpuks ise kätte jõudnud, siis enne mängu on hästi oluline see, et toimuks brief ehk siis sissejuhatus, kus sa kordad mängujuhina üle, et mis mäng see on, mis nüüd toimuma hakkab, kus need mängijad on, sa tutvustad neid omavahel, et nad teaksid, kes on nende ema, kui nad võib-olla ei ole seda inimest eelnevalt kordagi näinud. Ja hästi kasulik või siuke tore on teha ka mõni siuke sisseelamismäng, et näiteks meie kosmosemängul oli siukene enne mängu, kui inimesed olid üksteisega tutvunud, et kes on kes, et siis enne mängu toimus siuke teadete saatmine maale väikese kaamera ees, kus igaüks sai lühidalt rääkida või öelda, et kellele ja mis teate ta saadab, et see aitab niimoodi juba natukene nagu sisse elada. Ja mängu ajal siis, kui mäng on juba käima läinud, siis mingil hetkel kindlasti sa pead ütlema, et mäng algab nüüd, siis on selles mõttes mängujuhil minu jaoks kõige lõbusam osa, et sa saad nagu jälgida seda, et kuhu see sinu loodud sündmustik, maailm, see tegevus viib, et mida need mängijad selle kõigega peale hakkavad, mis sa lõid. Ja see on väga lõbus, nad teevad alati väga põnevaid asju. Sageli teevad nad asju, mida sa ei kujutanud üldse ettegi. Vahel tekib neil küsimusi, vahel on vaja neid natukene suunata, vahel on vajalik jälgida mingisugust ohutust, aga üldiselt see on juba niisugune jalgade peal mõtlemine ja see improviseerimine on kindlasti üks osa, et kui sa oled mängu välja mõelnud ja mõelnud, et ka mingisuguse nii-öelda lõpplahenduse sinna, mis võiks siis olla ja mängijad lahendavad mingi mõistatuse või päästavad kellegi või millegi või midagi sellist ja siis selgub kuskil poole mängu peal, et mängijad ei kavatsegi sinna jõuda oma tegevusega, et siis sa pead olema suuteline sellega leppima ja mingi muu lõpplahenduse kas neile välja pakkuma või siis nii-öelda minema kaasa ka mängijate enda käigu ja suunitlustega, et selles mõttes üldiselt, kui sa ka mõtled välja mängu, mis on korratav, siis iga kord mängitakse seda erinevalt, et inimesed jõuavad väga erinevatesse kohtadesse välja, kui neile anda lihtsalt valikuvõimalusi. Et ühesõnaga paindlikkus on üsna oluline. Ja siis, kui see mäng on läbi, samamoodi mingil hetkel sa pead ütlema neile, et mäng on nüüd läbi, siis see siuke mängust välja tulemine ja mängujärgne arutelu on ka ääretult oluline, et sõltuvalt muidugi sellest, sõltuvalt inimesest, sõltuvalt mängust võib olla nagu see aeg, mis on neil inimestel vajalik, et nii-öelda tavamaailma tagasi tulla erinev. Mingit aega on neil kindlasti vaja, et
mängu võib lõpetada niimoodi hästi järsku, öeldagi, et nii, mäng on läbi, koguneme nüüd seal söögilaua taga ja võib ka lõpetada, öelda, et nii, et nüüd muusika hakkas mängima, et kui see nagu laul läbi saab, et siis on mäng läbi. Neid võimalusi on hästi palju ja kindlasti on niisugune nii-öelda üleminekuperiood ja sageli viimasel ajal on kasutatud suurte mängude puhul ka seda, et mängijad saavad ise valida, et kas nad tahavad lihtsalt nii-öelda mängust välja hüpata, kas nad tahavad natuke omaette mõtiskleda, et mis nüüd juhtus ja mis toimus ja et mäng on läbi või nad tahavadki nagu seltskonnas seda muljetada ja rääkida juba. Aga see pärast mängu siuke muljete jagamine, see on nagu kindlasti ääretult oluline, sest et alati on inimestel väga palju muljeid, kui mäng on läbi. Ja just, et kui on nagu olnud mingisugused rasked teemad või sellised emotsionaalsed rollid või mingid intensiivne rollimäng, et siis see osa võiks olla natukene rohkem ettevalmistatud, võib-olla mingid suunatud küsimused, suunatud arutelu. Algajate puhul väga sageli võiks olla sellised nagu positiivse suunaga küsimused, et näiteks mina olen kasutanud seda, et räägime nüüd sellest, et kes mängis sinu meelest eriti hästi rolli või kes tegi selle mängu sinu jaoks eriti ägedaks. Et siis on siuke, isegi kui keegi on mänginud nagu mingisugust negatiivset tegelast, et siis see, kui ta seda nagu väga ägedasti mängis, on nagu teinekord aitab sellest negatiivsusest üle saada ja tulla tagasi selleni, et kõik oli ikkagi ainult mäng. Ja siis, kui päris õpilarbiga on tegu, et siis ilmselt järgneb sellele kõigele siuke klassitunnis, koolis arutelu, mis teemasid käsitleti, mis on see, mis nüüd õpitud sai. Ja meelelahutuslike rollimängude puhul järgneb tavaliselt afterparty. Ja see on minu poolt hetkel kõik. Kui kellelgi on küsimusi, siis vastan hea meelega. Aitäh sulle, Marilyn. Lähme järgmise teema juurde ja siis kõik, kuidas seda rollimängu siduda koolitundiga. Aive, palun sinu kord. Tere siis kõigile. Ja mina olen Aive Kaldra, Tarvastu gümnaasiumi ajalooõpetaja. Olen praeguseks juba üle 10 aasta mänginud oma õpilastega igat sorti rollimänge. Marilyn rääkis hästi palju olulisi asju ära. Ja ütles ka väga õigesti, et kui sa hakkad koolis tegema õpilarpi või lihtsalt rollimängu või ükskõik, mida sa koolis tegema hakkad, siis esimene asi on eesmärgistamine. Mida ma tahan sellega õpetada, peab olema endal väga selge. Ja siis sa hakkad vaatama, milline lugu seda kõige paremini edasi annab. See ei pruugi olla üldse lugu sellest samast ajastust või sellest samast teemast. Võib olla hoopis midagi muud. Järgmiseks tuleb mõelda, milliseid ettevalmistusi mänguks tuleb teha ja kes on see meeskond, kellega koos sa seda teed. Peab ära otsustama, kui palju me mängijatele infot anname, kui palju noorte enda teadmistele toetume, sest õpilarbi puhul võib olla see ju kinnistamiseks ja kordamiseks mõeldud teema, eks ole. Ja kui palju me varjame või peidame infot, mis mängus vajalik on. Ja siis tuleb paika panna ettevalmistuste plaan, reeglite tegemine, kostüümide, rekvisiitide meisterdamine, mänguala sobivaks kohandamine. Et neid asju on palju, mida ühe mängu tegemine nõuab. Teine oluline asi on ajapiiride paikapanek. Umbkaudu saab välja arvestada, kui palju on sul selle asja tegemiseks aega ja sellest lähtuvalt saab siis valida ülesande.
rollimängu võib anda ka tunni tööna või koduse tööna kirjalikult, mida saab teha pliiatsi ja paberiga ja üksi. Siis tunnis kas jutumäng või simulatsioon või rollimängustseenid kostümeeritud tegelastega. 10 minutit, 15 minutit, 20 minutit. Siis tunni või topelttunni saab üles ehitada juba simulatsiooni, rollimängu või larbina. Ja kas veerandi viimasel päeval või projektipäeval või mingil muul sellisel natuke teistsugust õpet võimaldaval puhul saab siis 2–4 tunnise korraliku larbi ette valmistada. Kindlasti peab olema ajavaru. Mängijatele tuleb aega anda, eriti algajatele. Liiga aeglast tegevust tuleb tagant aidata. Sellest rääkis Marilyn ka juba päris ilusti. Ja järgmiseks oleks siis koha valimine. Kas klassiruumi on vaja ümber kujundada või ei ole? Milliseid muid koolimaja osasid saab kasutada? Keldrit, sööklad, saali, õue, parki, mõnda loodusobjekti, ajaloomälestist, no mis iganes on lähedal, mingid varemed, rahvamaja, muuseum. Hästi valitud koht toetab tõesti mängutegevuse hästi-hästi palju. Ja kokku tuleb leppida see mänguväliste inimeste ja esemete märgistamine, keda või mida mängijad ei näe. Reeglite loomine. Siin tuleb kindlasti arvestada õpilaste vanuse, kogemuste ja teadmistega. Kui sa teed seda enda õpilaste jaoks, siis sa tunned klassisiseseid suhteid. Sa ei pane ühtegi õpilast ebamugavasse olukorda. Sa teed sellised reeglid, mis ei anna selleks võimalust. Siis ohutuse järgimine. Kui sul on näiteks õpilastest korraldusmeeskond, siis nendega koos saab koostada täitsa tõsise riskianalüüsi, olenevalt sellest kohast, kus mäng toimub ja õpilastest, kellega sa mängima hakkad. Kui täiskasvanud rollimängijate puhul öelda, et reeglid peavad olema väga lihtsad ja konkreetsed, siis õpilastega mängimise puhul on see veel ilmsem, see vajadus. Väga lihtsad, väga konkreetsed, väga selged, mitte mingit kaksipidi mõistmist. Ja läbi tuleb mõelda, kuidas jälgitakse reeglitest kinnipidamist. Mis saab siis, kui keegi reegleid rikub? Peab ütlema, et just see tegelaste ja reeglite paikapanek annab palju võimalusi. Minu kogemus ütleb, et tõrjutud lapsed saavad alustada puhta lehena nagu teine tegelane ja proovida erinevaid käitumismudeleid turvaliselt läbi. Aga agressiivsed lapsed õpivad ennast vaos hoidma, kui nad tahavad, et teised nendega mängiks. Ja õige varsti nad avastavad, et mida rohkem nad mängivad, mida vähem nad võitlevad, seda põnevam neil tegelikult mängus on. Mängijate valik, klassis on kõigil välja kujunenud rollid ja mängu korraldamisel võid nendest lähtuda. Klassi liidrist saab külavanem. Palun väga, miks mitte. Aga klassi rollid võib täiesti pahupidi pöörata. Näiteks niimoodi, et tõrjutust saab mingi võtmeisik, kelle käest saab kogu info, mingi väga olulise info, mis on mängusisese ülesande lahendamiseks vajalik. Ja mängijate arvust sõltub väga tihti mängu aeg ja vajaminevate mängujuhtide arv. Ja siin mõjutab ka mängijate vanus. Nooremad mängijad ei arutle, ei kõhkle, nad lähevad tihti peale teatud momentidest üle, kus täiskasvanud mängija mõtleks
uuriks, otsiks. Et neil on kahtlusi palju vähem kui täiskasvanud. Ja siin tuleb siis kindlasti suhelda klassijuhatajaga, sotsiaalpedagoogiga, kui ise ei tunne lapsi. Ja mängust osavõtuks on kindlasti vaja vanemate nõusolekut. Vanemad peavad teadma, millega laps tegeleb. Ei ole ühelgi soovijal minu kogemuse põhjal küll osalemata jäänud sellepärast, et vanemad ei luba. Ja mängijatega tuleb sõlmida enne mängu kokkulepped, millega kõik nad siis arvestavad ja nõus on ja millest üle ei astu. Minule meeldib reeglina, kui koos mängivad eri vanuses lapsed. Väikesed õpivad suurtelt väga kiiresti ja väga palju. Kui me räägime taustainfost ja rollidest, siis taustainfo kogus sõltubki mängu teemast ja mängu spetsiifikast. Kui tegemist on õpitud teema kinnistamisega, siis seda taustainfot võib julgesti vähem olla. Rollid võib jagada õpetaja ja rollikirjeldused võivad kirjutada õpilased ise. Ja siis on vaja kindlasti juhendamist ja kontrolli, et nad ei tuleks lühikesed, üheülbalised, igavad. Ma olen lugenud järjest 20 rollikirjeldust võitluslarbile, kus oli kirjas just nimelt rollikirjelduse all sõdalane. No nii igav, tõesti. Nii et kui noored ise rolli kirjutavad, siis on hea ette anda mingid toetuspunktid, mõned küsimused, millele nad peavad vastama. Ja vahel võib teha hoopis vastupidi, anda kätte mõne, kas või ajaloolise tegelase pildi. Vaata talle otsa ja kirjuta roll selle järgi, kuidas ta välja näeb. Mängujuhid ja abimängijad. Mängujuhid võiksid olla need õpilased, kes ise on aidanud reegleid luua ja riskianalüüsi koostada, kes tunnevad hästi reegleid. Vanemad õpilased on mängujuhtidena väga hea kasutada. Abimängijate rollikirjeldused koostavad mängukorraldajad, nende ülesanded samuti pannakse paika korraldajate poolt. Ja kui mängus on võimalik elu kaotada, siis saab manalasse suunatud mängijaid kasutada abimängijatena lühiajaliselt. Neil on muidu seal hirmus igav istuda. Kui neil anda selga teine kostüüm ja saata mingit lühikest ülesannet täitma mängu, siis ülesande täitnud saab oma endise rolli tagasi ja saab mängu tagasi minna. Kui rääkida kostüümidest ja rekvisiitidest, siis kõige olulisem on kinni pidada reeglitest ja kokkulepetest. Kui üks ja sama mängija tuleb erinevates kostüümides sulle vastu mängus, siis on tegemist erinevate tegelastega. Teda tuleb teistmoodi kohelda. Kindlasti ei saa kostüümid olla täiuslikud. Tuleb leppida kokku miinimumnõuetes. Kõigil on punane müts ja nii ongi. Alati tuleb arvestada laste võimete ja oskustega. On võimalik teha koos baasesemed ja siis igaüks saab juba omal valikul oma võimetele vastavalt neid edasi arendada, paremaks teha. Siin on kindlasti oluline koostöö lastevanemate ja kolleegidega, kunst, käsitöö, tehnoloogiaõpetus ja koostöö kogukonnaga. Näiteks ükski kord, kui ma olen kirjutanud meie valla Facebooki gruppi, et rollimängijatel on vaja ühte või teist asja, reeglina 3 päeva jooksul on neid asju olemas ja mitte üks. Ja rekvisiidid on tavamängijale olulised. Need peaksid olema väga hästi ette valmistatud. Aga see ei tähenda, et need asjad peavad olema uued või hirmus kallid või tuleb mõelda, millest, mida teha. Meie oleme pidanud sõda,
algklasside lastega tõsist keskaegset võitlust, kus kogu materjali korjasime meie 2 poest, pappkastid. Pappkastidest meisterdati turvis, meisterdati relvad ja sinna juurde siis, kuna oli 6 erinevat klassi, läks 6 rulli erivärvilist teipi. Käärid on koolis olemas, papinood ka. Ja oligi kõik. Ja rõõmu kui palju. Enne mängu tuleb anda aega sisseelamiseks, millest Marilyn ka rääkis, rolliga tutvumiseks, teiste mängijatega suhtlemiseks. Terve mängu jooksu tuleb pidevalt jälgida, kas mängijad peavad oma reeglitest kinni. Seda jälgivad mängujuhid, seda jälgivad mängijad ise. Ja hästi-hästi oluline on see jalgade peal mõtlemine. Nii sinu kui mängu korraldaja jaoks, kui mängijate jaoks. Mängijad näitavad väga palju jalgade peal mõtlemist. On väga vahvaid näiteid, aga sina pead olema alati valmis selleks, et asjad ei lähe nii, nagu sina ootasid või nagu sina planeerisid, sest mängijad on leidnud mingi muu võimaluse seda asja teha. Mingile tulemusele jõuda. Kui me räägime sellest, mis saab pärast mängu, siis õpilarbi puhul on see tõesti see koht, kus kõik peavad saama ennast välja rääkida. Kõik on kangelased. See on larbi eripära. Ükskõik, mis juhtus mängus, ükski mängija ei saa jälgida ja näha kõike ja neil on äärmiselt huvitav jagada, mis toimus ühes mänguvälja otsas, mis teises, mis ühel korrusel, mis teisel. Ja selle arutelu käigus aitab õpetaja siis lastel aru saada, mida nad tegelikult õppisid. See võib olla mis iganes. Üks selline mure on, et rollimäng ei sobi ka kõigile. Et mida teha, kui rollimängust kõik ei taha osa võtta? Kõik ei taha mõõgaga ringi joosta. Kõik ei taha esineda, kõik ei taha võidelda. Neile tuleb mängus oma väljund leida. Kas mõni roll, mis on rahumeelne? Või kui ei õnnestu noort inimest mängu kaasata, siis ta saab aidata ettevalmistuste juures, ta saab mängu ajal aidata. Meil on vaja abimängijaid mitme rolliga, on gruppidega kaasa vaja mängujuhte, on vaja meeskonda, kes transpordiks vajalikke asju või saadaks mängijaid õigesse kohta. On kostümeerijad, on grimeerijad, on fotograafid ja filmijad. Et kõik saavad panustada. Selles ei ole nagu probleem. Inimeste füüsilised võimed on erinevad. Mänguala peab olema ligipääsetav. Ülesannete täitmine peab olema võimalik. Mängijal peab terve mängu kestel olema võimalik võtta ravimeid, mida ta vajab, mõõta veresuhkrut, käia tualetis, ükskõik kui pikk või lühike mäng on. Ja ülesande lahendamiseks tuleb jätta erinevaid võimalusi. Selleks ei pea tingimata pidevalt ringi liikuma ja võitlema. Võib kasutada erinevaid variante. Mängu kohta käiv info on selline asi, millega peab arvestama, et vaimsed võimed on inimestel samuti erinevad. Info peab olema teemade kaupa jaotatud, punkthaaval kirja pandud, väga selgelt ja lihtsalt väljendatud, et nõrgemad õpilased suudaks seda samamoodi lõpuni lugeda, nii et nad ei satuks segadusse, nad ei vaataks seda suurt tekstiblokki
ja see hirm halvab nad juba nii ära, et nad ei saagi midagi aru. Ja ülesande lahendamiseks tuleb jätta erinevaid võimalusi. Selleks ei pea tingimata ainult palju teksti lugema või keerulisi mõistatusi lahendama, loogika ülesannetele näiteks vastuseid leidma. Nii et kasuta erinevaid variante ühes ja samas mängus. Võib juhtuda, ja minul ongi nii olnud, et mängija osaleb mängus koos tugiisikuga, kes aitab tal ülesandeid sooritada. Ja mina oma rollimängu seltskonnaga, me oleme teinud mõõgavõitlust Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliidu poolt korraldatud suvelaagris, kus osalesid siis vaimupuudega inimesed kõigist Eesti organisatsioonidest, kes seal osalesid. Ja mängijatele selgitatud reeglitest peeti seal äärmiselt hästi kinni. Asjad tuleb teha jõukohaseks. Siis ei ole probleem. Kui me räägime sündmustest mängus, siis just see riskianalüüs on väga oluline lähtuvalt sündmustest, mis toimuvad mängu läbiviimise koht. Kuidas saab lihtsamaks teha mängu jooksul vajadusel seda tegevust, kas sa saad tegevuse tuua mängijate juurde, kui näiteks ei jaksa enam mõni tegelane liikuda nii nagu esimeses pooles mängus. Ja suhtlemismeetodid tuleb läbi mõelda. Nägemispuudega lapsed, kuulmispuudega inimesed, õpiraskustega, et nad ei peaks palju lugema, et nad ei peaks ennast pingutama. Kirja asemel võib käskil ka alati tuua suulise teate, nii et ei peaks keerulist koti kirja lugema näiteks keskajal. Ja sündmusi võiks olla ja peakski olema alati varuks, eriti lastega mängides. Selleks puhuks, kui noored liiguvad mänguga nii kiirelt edasi, et aega kipub üle jääma, sest ma ütlen, et nad ei arutle nii palju, kui vahel võiks, kui meie tahaks ja ette kujutame. Esemed peavad olema mängijatele ohutud, see on elementaarne. Aga seal samas nad peavad olema ka jõukohased kõigile. Kui mul mängib 3. klassi poiss koos 11. klassi poisiga sama mängu, kas need esemed seal mängus on piisavalt kerged, et mõlemad jaksavad neid kaasas kanda? Ja kui pikka maad? Kas esemeid saab kanda ühe käe abil, kui midagi peaks juhtuma? Ühtegi olulist asja ei tohi jätta kohtadesse, mis ei ole kõigi jaoks ligipääsetavad. Ja kindlasti relvakontroll pehmikrelvadele, see on elementaarne. Reeglite kordamine kuni väsimuseni ja siis kontroll, et reegleid järgitaks. Kui me räägime mängureeglitest, siis see on hea, kui nad on mängualal teatud kohtadesse riputatud, et neid saaks lugeda või meelde tuletada mängu ajal. Siis mängijate erioskuste ja esemete eriomaduste kohta tuleks teha lamineeritud kaardid, mida mängijad saavad kaasas kanda, et vajadusel üle vaadata, või siis mis on kinnitatud esemete külge, mida mängijad leida võivad. Erioskused võivad olla nii püsivad kui ajutised, esemete omadused ka ühekordsed või mitmekordsed ja see peab olema asjade küljes kirjas. Ja kindlasti mängujuhtidele reeglid kaasa, et vajadusel üle kontrollida. Ja kui tekib vaidlus reeglite üle, siis selle otsustab rühmaga kaasas olev mängujuht. Temaga ei vaielda. Nii nagu tema ütleb, nii on. Mängu ajal on vahel lausa keset mängu mängijate tegevust muuta. Seda on vaja sellisel juhul, kui mõni tunneb ennast halvasti poole mängu pealt.
ja see võib mängu häirida, aga alati tuleb arvestada, et inimesed väsivad. Muidu terve mängija võib samamoodi mängu ajal haigeks jääda, ennast vigastada, juhtub igasuguseid asju. Hea oleks, kui mängujuhid ja abimängijad saaksid pidevalt korraldajaga ühenduses olla, telefon, raadiosaatja, erinevad vahendid. Ja meditsiiniline abi peab olema pidevalt kättesaadav. Marilyn rääkis juba, et oleks hea, kui oleks inimene, kellel on kaasas siis, või kellel on koolitus ja kaasas esmaabikarp. Et see on elementaarne tõesti. Aga seal samas ära üle muretse, liiga palju ei maksa ka muretseda. Kui me tahame, et võimalikult palju noori meie korraldatud mängust kas ühel või teisel viisil nagu osa võtaks, siis ei tasu ära unustada, et me ei suuda imesid teha. Oluline on see, et mängimine oleks kõigi jaoks ühtviisi kerge või raske. Erivajadustega inimeste jaoks ei tohi see olla lihtsalt raskem või keerulisem kui ükskõik kelle teise jaoks. Ja rohkem ei olegi vaja. Aitäh! Väga vahva. Aitäh sulle, Aive! Ja liigume edasi järgmise ettekande juurde. Ja, tere! Mina olen Victoria Lepp. Mina töötan MTÜs Mondo. Olen siis maailma hariduse projekti juht ja UNESCO ühendkoolide koordinaator sellises MTÜs nagu Mondo. Ja MTÜ Mondo siis tegeleb selliste asjadega nagu arengukoostöö, humanitaarabi ja maailmaharidus. Ja kui arengukoostöö ja humanitaarabi on sellised tegevused, mida me teeme teistes riikides, väljaspool Eestit ja isegi Euroopat, siis maailmaharidus on konkreetselt see, mida me teeme Eestis. Maailmahariduse alla lähevad ka teavitustöö nendest kahest eelmisest tegevusest ja ka õiglase kaubanduse eestvedamine Eestis. Ja haridusasutustele oleme partneriks aastast 2008. Loodetavasti siin olijad ka teavad meie portaali ja kes veel ei tea, siis meie materjale ja tegevusi leiab selliselt lehelt nagu maailmakool.ee ja me pakume siis erinevaid õppematerjale, mis siis aitavad õpetajatel ja ka noorsootöötajatel ja ka noortel rääkida ja õppida erinevatest globaalsetest probleemidest. Aga liigume siis ikkagi selle näite juurde ja meil on ka muidugi oluline ka suhted ja üks võrgustik, mida me oleme siis juba vedanud mitu aastat, on Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustik, mis on siis koolid, kes hoolivad ÜRO kestliku arengu eesmärkidest ja UNESCO väärtustest ja siis oma koolis õppekavas sees või kooli aastaplaanis sees planeerivad ÜRO tähtpäevi ja ka panevad rohkem õppetundidesse, lõimivad selliseid teemasid, mida siis ÜRO käsitleb ja UNESCO. Ja me ei tee seda üksi, me teeme seda Tartu Loodusmajaga, kes siis rohkem käsitleb keskkonnahariduse poolt ja maailmakool siis võtab rohkem sellist maailma kodanikuharidust. Ja nende UNESCO ühendkoolide võrgustikute raames kõige suurem programm on meil ÜRO matke, millest ma siis täna rohkem räägin. Ja ÜRO tööprotsessi matke on siis, vanasti nimetati seda Eestis ÜRO simulatsiooniks. See on midagi, mis on hästi sarnane sellistele Euroopa Parlamendi läbimängudele, aga ta on siis teisel tasemel, ta on ÜRO tasemel. Inglis keeles tuntakse sellist mängu kui Model United Nations ja meie mudel on siis Estonian Model United Nations ja selle kohta siis saate uurida rohkem maailmakool.ee/ÜRO matke lehel. Tegelikult ütlen juba ette, et see reede on registreerimistähtaeg meie järgmisele mängule. Siin näed mõnda pilti, mis oli 2018 Jüri gümnaasiumis, kus me saime teha füüsilisel kujul seda matke. See aasta me katsetame, teeme online versiooni, ma loodame, me õnnestume. Mis asi see on? Nagu ma ütlesin, et see on rahvusvaheline hariduslik rollimäng, mis on kõige populaarsem USA-s. Kui te olete USA seriaale vaadanud või filme, et siis vahel on seal, näidatakse neid tudengeid ja õpilasi, kes siis mängivad läbi erinevate riikide esindajaid, kes siis soovivad
õppima tundma ÜRO organite otsustusprotsessi. Põhimõtteliselt need on noored, kes kehastuvad erinevate riikide diplomaatideks, arutlevad omavahel, kirjutavad kokku resolution paper'id ja siis hääletavad, et siis korraldavad ÜRO Peaassambleed. Aga seal on muidugi oma vindkad sees, sest me räägime ju päris noortest lastest. Nii et see ei saa olla lihtsalt selline diplomaatiline, poliitiline mäng, me paneme sinna teisi elemente. Nii, liigume. Ütleme võib-olla selliselt veel, et rahvusvaheliselt on olemas neid mänge nii keskkooliõpilastele kui ka tudengitele ja ka tegelikult mõned täiskasvanud mängivad seda ja tipp-poliitikute seas on neid, kes on lapsena siis mänginud neid rollimänge. Ameerikas ja Ladina-Ameerikas on Model United Nations on osa õppekavast ja see on üks aine, mida iga noor siis peab läbima. Ja sellised silmapaistvamad delegaadid, kes mängivad koolis seda, neil on siis eelised ülikoolide sisseastumisel. Aga siis meie mängust, et meie oleme kindlasti inspireeritud sellest, mis rahvusvahelisel tasemel toimub, aga meie mäng on ikkagi meie mäng. Meie mäng on mõeldud siis põhikooli ja keskkooli õpilastele vanuses 15–19, kes siis hoolivad keskkonnast, inimõigustest ning soovivad maailmas ebavõrdsust vähendada, aga kellel puudub veel selline võib-olla oskus arutleda inglise keeles, debateerida, väidelda, kes võib-olla ei ole veel oma häält leidnud või oma platvormi. Me oleme võtnud eesmärgiks just võtta need inimesed, kes hoolivad, aga võib-olla ei oska veel ennast väljendada, sest me tegeleme just algajatega ja anname neile just sellised ABC-d, et kuidas me üldse seisame õiguste eest. Sest see on hea, kui sa hoolid keskkonnast ja kliimast, aga kui sa tegelikult ei tea, kuhu viia oma sõnumid või kuidas need otsustusprotsessid on, siis su häälel on vähem jõudu. Nii et loodetavasti ja siis muidugi üks asi on see, et me viime need sellised noored kokku ja nad saavad omavahel siis suhelda. Ja me ei tee seda ainult Eesti noortele. Ma olen nüüd korraldanud 3 aastat, meil osalevad noored ka Lätist, Leedust, Ukrainast, Venemaalt, Saksamaalt, Belgiast. See aasta on meil registreeritud inimesed ka Poolast ja minu arust Portugalist, Mehhikost. Nii et see, et me oleme läinud veebi nüüd, see tegelikult laiendas ka riikide haaret, kes meie mänguga saavad liituda. Ja kes seda korraldab? Lisaks minule, MTÜ Mondo projektijuhile, on meil kindlasti sisutiim, kes korraldab seda sisu, sest mina olen pigem logistik, kes paneb kokku need asjad, mis te nimetasite, et ruumid oleks paigas, et õpilased oleksid turvaliselt, et neil oleks kõik. Mina korjan kõik need vanemate nõusolekud ja ma hoolin sellest, et meil on õpetajad värbamise eest ja selle eest, et meil on füüsiline koht, kus seda korraldada, et oleksid kõik majutused ja kõik toitlustused oleksid ka tehtud. Ja tegelikult ka selle eest, et me kirjutame projekte ja leiame rahastust. Meie osalejad selle mängu eest ei maksa. Aga sisulist arutelu ja rollimängu ennast ehk siis mängu korraldavad noored, kes on siis vanuses 18–23, kes on ise läbi mänginud seda siis aastaid. Siin pildi peal on selliseid noori, kes alustasid seda mängu mängima, kui nad olid 12 ja siis neile väga meeldis ja on osalenud rahvusvaheliselt ja ka Eestis. Ja nüüd siis soovivad seda mängida edasi, sellepärast nad seda korraldavad. Ja noori on mul tiimis umbes 10, kes on päris vahvad, ütleme nii. Ütleme nii, nagu te kujutate ette, et need ei ole sellised noored, keda igas koolis väga palju on. Tavaliselt need on ühest koolist 1, 2, maksimum 3 inimest ja siis nad kõik üle Eesti tulevad kokku ja kui me liidame neile lätlased, leedukaid ja nad on sellised hästi-hästi harvad õpilased, siis see punt on üsna huvitav, sellised noored diplomaadid. Ja kuidas me siis ette valmistame? Ma saan aru, et ma pean natuke kiirustama, aga ma loodan, et see on huvitav. Alustame sellest, et me valime teemat ja meie kui projektipõhine organisatsioon muidugi lähtume natukene meie rahastajate seisukohtadest, aga ka sellest, mis meie tiimil reaalselt pakkuda on ja mida me suudame hallata, mis teemad meile ka huvi pakuvad. Ja kindlasti, kuna meid rahastab Välisministeerium ja Haridusministeerium, ka Keskkonnaministeerium, siis meil on lihtne valida ÜRO prioriteetteemadest erinevad, et need oleksid ka huvitavad noortele. Tavaliselt on meil 4 töörühma. Sel aastal on meil üks, mis
mis räägib võrdõiguslikkustest ja konkreetsemalt siis naiste rollis julgeoleku tagamises ja rahumissioonides. Teine on UNEP, mis on keskkonnaprogramm, ÜRO keskkonnaprogramm, mis räägib siis kliimamuutuste valguses ressursside kasutamisest. Nemad siis arutavad seda teemat. Üks on meil see aasta selline eksperimentaalne komitee, kus siis noored mängivad ajaloolist sündmust läbi, ajaloolist ÜRO komiteed, kus siis arutatakse kriisi, raketikriisi, Kuba raketikriisi. Ja 4. rühm on meil absoluutselt teistsugune, sest need ei ole diplomaadid, vaid need on rahvusvahelise pressi esindajad, kelle roll on käia erinevates aruteludes ja noppida selliseid teravamaid tsitaate ja siis kirjutada sellest tekste ja küsida ebamugavaid küsimusi teiste delegaatide käest ja võtta neid nagu vastutuse ette, et päriselt, kas Hiina võis niimoodi öelda, oled sa kindel? Aga kuidas te tegite mingisugust kokkulepet nüüd selle riigiga? Palun nagu selgitage oma seisukohti, et see on siis nende roll. Ja et siis rollid valime suht varakult ette umbes pool aastat enne mängu, sest et me peame ju värbama, me kulutame need välja ja hakkame siis oma osalejaid värbama. Siis selleks, et valmistada noored ette nende teemade aruteluks, me korraldame, samal ajal kui meil registreerimine käib, me korraldame seminare ja töötube inglise keeles, kus erinevad valdkonnaeksperdid jagavad oma arvamust, tavaliselt on paneeldiskussioon, kus noored saavad lihtsalt kuulata inglise keeles arvamusi sel teemal. Siis on töötoad, kus noored saavad juba hakata rääkima, aga nad ei ole veel rollis, aga juba räägivad sellest teemast, mida nad hiljem siis hakkavad arutama. Pärast seda me käime koolides ja korraldame piirkondlikud rollimängud ilma ettevalmistuseta. Lihtsalt kulutame välja päeva, õpetajad siis saadavad õpilased sinna kooli ja nad koha peal saavad endale fantaasiariigid ja fantaasiateemad. No näiteks siin Joesbergen ja Karpania ja Edonia ja Krasnovia on arutanud selliseid teemasid, mis oleks, kui dinosaurused oleks meie tuleviku transpordivahend. Ja siis nad päriselt tõsiselt arutavad sel teemal. Ja nad peavad siis, neil on natuke lühike selline rolli kirjutamise hetk, aga põhimõtteliselt eesmärk on see, et nad saavad sellest ÜRO protsessist lihtsalt aru. Ja kui meil on valitud inimesed, me paneme registreerimise lukku umbes 6 aega enne reaalselt mängu ja saadame välja siis neile, mis nende roll on ja mis on nende, mis nende riik on ja mis on nende töörühm, kus nad siis lõpuks on. Sest osalejad saavad muidugi valida, kas nad tahavad olla UNEP-is, UNSEC-is või siis teises, aga lõpuks me vaatame natuke ka osalejate arvu ja siis paigutame neid vastavalt sellele, kus on vaja rohkem delegaate. Osalejad saavad siis märkida oma prioriteedi, kas esimene prioriteet, teine, kolmas, neljas ja vastavalt oma võimalustele ja nende soovidele me paneme need töörühmad paika ja saadame välja neile ettevalmistuseks dokumendid nagu Rules of Procedure ehk siis täiesti sellised reeglid, kuidas käitutakse ÜROs, kuidas käib see protsess. Siis decorum and etiquette, see on rohkem siis selline kuidas me suhtleme, mis meil seljas on ja mismoodi kõik see teistsugune selline sotsiokultuurne reeglistik. Ja position papers on siis see, mida nemad peavad kirjutama kokku. Ehk siis iga osaleja ülesanne on kirjutada kokku selline seisukoht, mis on tema riigis selle teema kohta, millega ta siis tuleb juba mängule. Teid kuulates ja tegelikult eelmine aasta mul sündis ka selline mõte, et tegelikult neil peaks olema ka selline väike võib-olla spikker, kus nad võiksid kirjutada oma riigi kohta mõned faktid ja sellised ettevalmistatud, mis nad otsivad. Näiteks, kes on riigid, kellega minu riik sõbruneb, kes on riigid, kellega me arvatavasti võiks vaielda, et nad oleks siis valmis rollimängus seda tegema. Me seda siiamaani ei ole teinud, me oleme natuke seda teinud piirkondlikus fantaasia rollimängudes. Ja siis me mängime. Tavaliselt enne koroonat on meil olnud nii, et me tuleme 4 päevaks ühte kooli, kus me ööbime. Me oleme valinud koolid, kus on õpilaskodu
ja siis 4 päeva on selline mäng, et esimene päev on avatseremoonia ja tutvumine oma rühmades ja juba siis rollidesse sisseseadmine ja sellised informaalsed esimesed arutelud, kus nad ainult proovivad, kuidas see käib. Siis nad hakkavad juba aru saama, ahaa, ma nagu hakkan sellega tegema või sellega. Siis teine päev on täiesti töörühmades arutelud, kus ma tavaliselt ei sekku. Seal siis arutelud toimuvad erinevates formaatides, kas siis formaalne arutelu või siis selline vabamas vormis. Ja ka õhtul on meil tavaliselt, teise päeva õhtul on selline talk show, kus on natuke vabamas vormis meedia esindajatel võimalik siis natuke grillida neid delegaate. Ja kolmas päev on jälle töörühmades töö jätkub ja siis on pidu, kus nad tulevad rollidest välja korraks ja siis lihtsalt pidutsevad. Ja muidugi viimane päev on ÜRO Peaassamblee, kus kõik komiteed esitavad oma resolutsioone ja teised riigid siis hääletavad poolt või vastu. Õpetajad saavad osaleda, aga õpetajad on meil tavaliselt vaatlejad, sest õpetaja roll olenevalt koolis on valmistada oma õpilased ette või aidata neil ette valmistada. Ja praegu me ei ole seda koostööd veel nii palju. Ma arvan, et õpetajad ei oska veel ette valmistada oma õpilased, aga ma arvan, et see on mingi suund, mida me peaks võtma, et me aitame õpetajatel, kuidas värvata õpilased ja kuidas need ette valmistada koolis. Sest ma tunnen, et on hirm nii õpetajate kui ka õpilaste seas, et see on liiga keeruline, aga ta ei ole. Aga siis selle 4 päeva ehk siis see suur rollimäng, seal on õpetajatel ja ka minul lihtsalt roll vaadata, mis toimub ja mingis hetkes võib-olla analüüsida koos oma siis korraldustiimiga. Ja me õhtuti me tavaliselt ei maga, me planeerime järgmisi päevi. Üks aasta me oleme teinud ka kriisi öösel, mis oli siis 2. ja 3. päeva vahel oli siis öine äratus, kus meil juhtus kriis. Ja selle kriisi me mõtlesime oma korraldustiimiga välja, me teadsime, et me seda teeme. See kriis oli siis küberattack, mis siis, kus keegi ei saanud haiget, aga see oli siis selline, et see oli üllatus meie osalejatele, kes siis pidid koos mõtlema, et mis nüüd saab, et meil on nagu erinevates riikides üle maailma mingisugused teenused on häkitud ja nad ei tööta, et mis nüüd saab ja siis nad pidid välja mõtlema ja lõpuks oli tegelikult Anonymous, kes nagu seda korraldas ja ütles, et teie maailma liidrid peate ette võtma mingid sammud, et meie kliimamuutused peatada ja nii edasi, et siis nad said jälle tagasi minna magama. Muidugi see aasta tahtsime ka teha, aga nüüd me oleme veebis ja me otsustasime, et meil on üllatusi ja kriise piisavalt, et me seda ei tee. Aga me teeme kuidagi teistmoodi. Aitäh kõigile ja head õhtut!